Inseneeriast. Saatesari, kus kuulame lähemalt, mida põnevat teevad insenerid ja tööstusettevõtted. Tervist, minu nimi on Andreas Velling ja olete kuulamas Inseneeriast podcasti 3. osa. Kutsume siia külla erinevaid Eesti põnevaid tehnoloogia ja tööstusettevõtteid, et uurida, mida nad teevad, kuidas neil on läinud, mis on probleemid ja mis on lahendused. Minuga koos on siin rektori tegevjuht Martin Mares. Tere! Ning külaliseks on meil täna aasta kaitsetööstusettevõtte 2022 Treot Systems ja nende äriarendusjuht Robert Jakobson. Tere! Alustame siis, Robert, sinust ja sinu taustast ja kõige kaugemast otsast siis võib-olla, et kuidas sa inseneeriasse jõudsid? Ma arvan, et iga inseneri jaoks on niisuguse lapsepõlv on väga nagu võtmeroll, eks ole. Et ise niisuguse maapoisina talus üles kasvanud tehnikaga kättpidi koos olnud, sealt sa nagu alguse sai, niimoodi laias lastus. Ja sealt tekkiski nagu huvi igasuguste tehnika erinevate süsteemide asjade vastu. Ja sealt sai ainult lihtsalt praktika, eks ole, edasi. Näpud õlised ja aina läksid edasi ja siis nooruspelves rattad, rollerid, masinad, traktorid, kombainid, kõik mis nagu talutehnikaga juurde tuleb. Ja sealt sai ülikooliga mindud kohe. TTÜ, mis Eestis ikka parim variant on, TTÜ ja lähed, kandideerisin sinna, sain sisse ja nii need esimesed 3 aastat seal väga ludina läksid, et oli väga põnev. Sain nagu aru, et see inseneri valdkond on midagi kindlasti minu jaoks. Ja sealt sai juba siis tööl käima hakatud, erialased, eks ole, praktikad ja muud asjad. Said ka aru, et see inseneri valdkond on see õige ja see Eesti maastik on piisavalt põnev, et siin nagu teha vingeid asju, eks ole. Tollel hakkas see startup-indus asi ka nagu kuskilt otsast pihta ja siuksed väiksed inseneribürood tõstsid pead. Sai siis tööd tehtud insenerina reaalselt. Projekteerisin, joonestasin, käisin koha peal, tegelesid klientidega, et said nagu aru, et tegelikult inseneri maailm on hästi põnev. Igast erinevad nuansid, tuleb tagaside kliendilt, teedele ümber, eks ole, tuleb tootmisest tagasiside, et näed, et see ei tööta, ei toimi, teed ümber. Ja sealt see inseneri nagu see, kogu see pisik, nagu see suur pisik nagu alguse saigi, et said ka aru, et see valdkond on nagu põnev ja viib edasi ja Eestis on võimalusi ja teha ja sai magistrisse mindud. Sai seda veel nagu veits süvitsi õpitud, sai sealt kõrvalt tehtud veel tööd. Mida siis süvitsi õpitud? Bakalaureus oli tootearendus tootmistehnika ja magister oli siis Industrial Engineering and Management. Et siis nagu tuua juurde sinna seda nagu öelda siis seda tootmist ja juhtimise poolt, et tollel hetkel tunduski, et ega see Eestis nagu ei olnud neid firmasid, kes nagu teeks päris oma tooteid asju. Vähemalt tol hetkel tundus see nii. Ja see tundus nii põnev, et kui see nagu võimalus tekiks seda õppida, siis kui kuskile saaks nagu tööle minna, siis nagu lammutaks ja teeks, oleks nagu põnev ja teeks panust, teeks Eestis midagi vinget. Okei, põhimõtteliselt läksid õppima, sest tundus huvitav ja lootsi, et leiad ka väljundi sellele magistriharidusele. Täpselt nii, jah. Et ega ma arvan, iga noore unistus ongi teha midagi suurt ja luua midagi vinget ja see tundus tol hetkel lihtsalt ainuke viis, kuidas oma sükest nagu inseneeria tungi nagu ellu viia, et sai seda nagu kuskil rakendada. Kas sul oli mingeid teisi valikuid ka enne inseneeriasse minekut, et kasvades talus üles näed igasugu asju on ju, et võib-olla oleks lihunikuks läinud või? Et kuna mu isa oli talunikult 25 aastat, siis käis peast läbi, et peaks Tartusse võib-olla üldse minna, ma ei tea, põllumajandust õppima. Aga ja Tartu elu muidugi tudengina tundus väga huvitav, et insenerid, noored, kõik koos seal põnev, aga sai siuke ratsionaalne otsus tehtud, et Tallinna TTÜ, et tundus nagu ikkagi kõige südamelähedasem, et oli muid variante ka seal mõelda, aga see insenervärk tegi kogu aeg kuklas tuletas ennast meelde kogu aeg, et ma tegelikult kandideerisin 3 eri kohta, et inseneri oli, TTÜ oli üks nendest 3, eks ole. Kõiki sain sisse, või siis selles pingereas, aga inseneri oli ikka kõigest tugevalt üle ja seda pakkus kõige rohkem huvi, et ise trikirattaga spordina tegelenud, siis kogu aeg ikka mehaanika ja noorena sai juba oma vanemate maja garaažist, et rattaremondi teenust tehtud nagu insenerina. Hiljem sai juba rollerid parandatud seal raha eest, et sealt see inseneri taust ikka kõik nagu tuli, et sealt kõik, mis on tehnika ja igasugused, ma ei tea, vidinad ja ma ei tea, mis iganes sinna juurde kuulus, eks ole.
rihmad, karburaatorid, trossid, silindrid, ma ei tea, pidurid, hüdraulika, kõik muu, et see hakkasid nagu tulema, et tundus väga põnev. Siis meil on peale saadet veel millest rääkida, et mul oli ka väga palju erinevaid mõtteid, mida minna õppima ja samamoodi oli inseneeria oli siuke lõpuks see, mis tundus kõige õigem. Ma arvan, ilmselt sai hästi tehtud, aga samamoodi, et jalgrattad, kõik nokitsemine, et ka lapsena väga palju maal ja vanaisa kõrvalt õppinud igasugu asju nokitsema ja üleüldiselt siuke esmareaktsioon iga asjaga on teha ise, mitte osta. Et see annab nagu hea baasi ja tõenäoliselt miks ka siis, mis on siis juhatanud sul edaspidi, et miks see magistrivalik ka osutus selleks, et vaadata sinna suunas, kus saab oma toodet teha, et mitte paljud insenerid kindlasti valivad just tootmistehnika sellepärast, et meil on ju tootmist palju, toodame kõvasti metalli ja muud asju, et kuidas seda nagu hästi teha, aga sina valisid pigem siis toote ja just toote juhtimise poole. Et mis sul peale inseneritööd Inseros alustasid, mis need järgmised sammud olid, mis siis lõpuks nagu siia viisid? Tegelikult enne Inserot ma alustasin täitsa nagu praktikakohaga nagu Senseping operaatorina. Et sai seda, et teed käedi, teed mudeli, eks ole, aru saada sellest, kuidas sa tegelikult ka seda nagu toodad. Insener on ikkagi paremini nagu aru saada, mida sa projekteerid, eks ole. Mis on need piirid on, kui sa loovalt, insenerid loovad inimest ikkagi. Kui sa midagi loovad, et kus see nagu piir sinu jaoks on, eks, et kas see on tehnoloogiline või siis see on puhtalt materjalist tulenev või see on, ma ei tea, kõik muud, mis sinna juurde tulevad, eks ole, hinnad, kulud, muud arvestused. Et siis sai mindud Inserosse. See esimene start oli tegelikult väga heaks aluseks. Andis päris hea sükse ülevaate, kuidas tegelikult ikkagi tootmine nagu opereerib. Inseros sai tehtud joonastamist ja muid asju ja Inserost edasi ma läksin maailma suurimasse klaasitootmistehasesse, minu korporatsiooni. Järvekandi klaasitehas, ma arvan, mõnel ei nii mõndagi, eks ole. Et Owens Illinois on maailma suurim klaastaara tootja. Mingi hetk, kui ma seal olin, oli kuskil 27 000 töötajat globaalselt. Ja Eestis oli neid 160 natuke peale. Ja kui ma nendega liitusin, siis muidugi värvamisprotsessi otsimine oli nagu päris pikka aega. Aga kuna ma olin magistris ja magistril oli Industrial Engineering ja Management, siis Järvekandis oli võimalik siis meeskonnaga liituda kui tehase peainsener, kui nagu tehase hooldusjuht. Ja see hõlmas kõike seda, mida ma seal just koolis olin õppinud, praktikas oma lapsepõlves nagu näinud, saanud mingil määral praktiseerida. Ja see oli kõik tohutu masinapark, 24/7, 365 päeva aastas töötab tehas, Eesti mõistes raske tööstus, eks ole, kuumklaas, vibratsioon, liivtolm, energiamahukad kompressorid, kõik see unelm, noore inseneri unem, et näha, kuidas päriselt kogu maailmas kui asi töötab. Ja kogu selle asja kulminatsiooniks seal Järvekandi klaasitehases Owens Illinoisis oli see inseneride noore talentide nagu sisseelamise programm, mida tegelikult täna tehakse väga paljudes firmades, sellistes rahvusvahelistes ja ka Eesti firmades, kus siis võetakse mingi punt noori ja jooksutatakse need siis üle maailma kõikides nendes näidismusterdehastes ringi, eks ole. Et insenerina see oli nagu ainuke võimalus maailmas sükest asja üldse läbi teha. Sai kogu Euroopa risti ja läbi sõidetud ja näha neid siis maailma suurimaid tehaseid, saada sealt seda know-how'd, rääkida nende kõikide inseneridega seal, kes seal olid mõned nooremad, enamus ei olnud väga vanad, eks ole. Said seda tarkust ja see nagu elutarkust sealt nagu ammutatud ja seda nagu puht tehnilist know-how'd ikka päris palju endaga kaasa võetud ja siis saidki aru, et kui nagu Eestis ise ei tee, siis keegi teine ka ei tee. Kui vana sa olid, kui sa selle peainseneri koha said? Ma olin 24. Okei, ja kas see räägib siis sellest, kui talendikas sina oled või sellest, kui suur on inseneride puudus Eestis? Eks mu see endas oli väga palju sükest teotahet ka. Väga palju. Et see oli ka päris suur väljakutse. See oli tohutu panus. Et ei tasu kindlasti siin vähendada seda neid tunde või seda aega, mis ma sinna panin. Et ma tolle hetkel inseneril ikka 16 tunnisid tööpäevasid sai tehtud küll vähemalt esimese aasta jooksul.
aga ka muidugi põud, et ikkagi Eestis on see väga killustunud ühte asukohta kokku Tallinn, eks ole. Ja mingil määral võib-olla Tartu, et siuksed ikkagi nagu inseneride haabe või siuksed, kus firmasid, kus insenerid tahaks tööd teha, on ikkagi enamalt kõik siin. Ja sinna nagu see värbamisprotsess oli päris pikk, 5 kuud. Nii et see valik oli nagu päris siuke peene. Täpselt ei tea palju neid teisi kandidaate seal oli, aga kogu see tegevus oli päris pikk ja peen, et sinna jõuda, aga tahe oli suur ja võib-olla talent oli siis ka, mis aitas nagu selle ajal nagu hakkama saada. Ja siis järgmine samm oli veel midagi või läksid, sealt tuligi treod? Vahepeal, kuna Järvakandi on päris kaugel Tallinnast ja nagu insener on ikka, vahepeal tekib oma elu ka, eks ole. Pere ja muud hüved ja hobi ja sport kõigiga tahad tegeleda ja tegelikult sai magister läbi ja ma mõtlesin, ma lähen veel magistrisse, et ma teen veel midagi järgi. Ja siis ma tundsin, et Järvakandi on kauge. Täpselt just ma ütlesingi see haab, kus sa nagu tööd teed, eks ole, kus see elu on ja kus see ikkagi know-how center on Tallinn, TTÜ, et siis oli nagu soov tulla Tallinna poole tagasi. Ja siis ma liitusin Agaga ja Aga ka jälle täiesti teine valdkond. Mõtlesin, et mul oli tegelikult laual 12 pakkumist ka, mis olid siukse skaala mõttes suured rahvusvahelised ettevõtted nagu Järvakandi klaasitehas. Aga need olid siuksed juba paigas, juba toimivad asjad, lähed sinna, teed. Insenerina ei tundunud võib-olla nii jälle põnev. Ja siis tekkis siuke Aga, kes siis Maardusse ehitas või nii-öelda siis prakteerisid mullimeemasinate balloonide täitmistehast. Ainulaadne selles mõttes nagu maailmas. Saksamaal on neid mingisuguseid väiksemaid siukseid ettevõtmisi on ka. Üks siis ka Aga enda nagu ettevõtmine. Aga Maardus oli siis selline nagu maailma esmasüke tehas, täisautomaatne, tööstusrobootika võib öelda selle kohta ikkagi täisautomaatne, esimest korda sellises mahus ja otsustasin selle projektiga liituda, et siis see nagu nii-öelda tehas disain lõpuni nii-öelda viimistada, see tehas Maardusse püsti panna, ta nii-öelda tööle saada ja nii-öelda, et see inseneri pool seal sees, et tootmisinseneer, inimesed, see kogu see masinapark, selle süsteemi nagu nii-öelda seal käimaajamine. Tundus väga põnev projekt, liitusin sellega ja selle aja sees, kui ma seal olin, tekkis ka võimalus treodi kandideerida. Ja sealt lihtsalt see jada nagu läks ja kuna treod tundus nagu potentsiaalikam, siis lihtsalt sai sealt nagu see lükka tehtud ära tuldud ja mindud treodi. Aga nagu eesmärk oli lõpetada seal Agas oma asjad nagu hästi ära. See tehas sai tööle, see tehas siiamaani täna opereerib ja väga vinge nagu lahendus sai siia Põhja-Euroopas ikkagi nagu tehtud, et päris suur investeering ja väga ainulaadne lahendus maailmas. Selle gaasi ballooni täisautomaatne täitmisjaam. Nii, siis tuli treod, see oli aasta 2018 ehk siis 6 aastat tagasi. Mis seisus oli treod või mis koha peale sa siis kandideerisid? Et miks treod sind kõnetas tollel hetkel? Sest siis ta oli ikkagi nagu teistsugune ettevõte. Treod oli siis... Kas või käibe poole pealt? Kas või käibe poole pealt ja kas või inimeste ja kogu selle tegevuse poole pealt. Treod sai alguse aastal 2012. Ja treod sai alguse kui siukse inseneeria erilahendustele ja projektidele nagu suunatud nagu firmana. Esialgu tehti siukse lihtsamaid mehitamata õusõidukeid, mida siis nii-öelda müüdi välja kui terviksüsteemina, pandi üles kuskil mõnda riiki mõni tootmine, juhendati, koolitati neid inimesi, aga need olid siuksed one-off projektid rohkem. Ja siis hakkas nagu tekkima see visioon, arusaam selle firmal, kuhu nad tahavad jõuda, mida nad tahavad teha. Rohkem olla nagu see teeraja Eestis selle mehitamata lennunduse raames. Sealt hakkasid tekkima erinevad projektid, see meeskond kasvas ja selleks hetkeks, kui mina liitusin 2018, oli meeskonnas suurusjärk kuskil, ma võin oletada ka, aga vist oli 27 inimest. Et väga vähem ja insener oli seal ikkagi väga käputäis ja kui ma esimest korda, kui ma siin kandideerisin või siin üldse see nagu selline esimene kontakt Treodiga tekkis, oli ikkagi tootmisjuhi ametikohale. Sai käidud seal ja siis tuli välja, et tegelikkuses nagu see minu see teadmiste pagas ja sükene oskus ja sükene nagu suund tuleviku poole sobiks palju paremini sinna arendusmeeskonda. Mis ka tegelikult siis minule nagu muidugi palju rohkem meeldis, eks ole. Ise insenerina just on nagu arendusega rohkem tegeleda. Ja siis sai sinna maandatud nii-öelda kui saigi liitutud kui arendusjuhi sükse ametipositsiooni arendusjuhi kohustäitev arendusjuhina mõttegagi siis seda arendusmeeskonda nagu arendada.
leida sinna neid kompetentse, kes seal on puudu, leida neid inseneri, luua seal süsteem, kuidas me inseneerias asju teeme, ehk siis võib öelda by the book, eks ole, et standardid, protsessid, tootehaldussüsteemid, kõik see oli selline nagu eesmärk seal esialgu. Ja see nagu sai suht ludinal tööle seal nii-öelda liikuma. Et väljaspoolt oli meil sinna üks spetsialist juurde, kellega me sellest arendusosakonda nagu koos seal nagu vedasime, et mees, kes on 25 aastat selles valdkonnas nagu juba kõrgetasemel nagu tööd teinud, et tuli oma suure teadmiste pagasiga ja sai selle asja nagu päris hästi nagu tööle. Et see oli nagu algus, see oli 2018, tol hetkel oli meil ettevõttes sisuliselt üks tooteprojekt, üks toode, me ehitame ta lennuvahendid. Ja tegime ka vaatlusseadmed sinna kõrvale paralleelselt. Aga ta ei olnud ka eraldi toode, ta oli rohkem kui üks alamsüsteem sellest lennuvahendist. Aga kui me räägime tolleaegsest lennuvahendist, siis mis selle selline väljund oli või eesmärk? Aastal 2018 ja enne seda tegelikkuses olid sellised nagu arendusprojektid, sellised multirootorid. Täna võrduseks on DJI ikkagi 4-8 propelleriga selline multirootor, mis siis kandis lihtsalt mingit vaatlusseadet, mingit kaamerat. Tal oli peal mingi raadiolink, millega siis seda vahetud pilti laivis maha kanti. Ja kuni sinna maani ja kuni 2017 tegelikult enam tehtigi sellised one-off projekte. Nendest toodeti ka mingid üksikud eksemplaare näoldi kliendile, aga need olid üpriski väiksed kogused ja pigem sellised prototüübi tootmised. Ja kliendid olid mis sektorist? Eestist väljaspool ikkagi. Aga ma mõtlen selles mõttes, kas need olid kaitsetööstusele sellised luureseadmed või olid nad mingi muu, ma ei tea, maa-ala monitoorimiseks või mis asutusele oli? Me oleme teinud mõned üksikud asjad siin teaduseesmärkide jaoks ka ülikoolidele, aga laias astus oli ikkagi selline piirivalve, politsei, pääste, kõik sellised nagu tegevused. Ja mõned üksikud kliendid olid siis ka konkreetselt nagu militaar taustaga kliendid, aga täitsid siis erinevad rolle selleks, mis siis nagu riigi poolt nagu vajalik olid. Ja 2017 saime siis ühe esimese põhitoote nagu arendus tegelikult alguse, mis oli Eesti riigi poolt tellimus, mis andis ka tegelikult nagu siis selle käigu sisse ettevõttele, et nagu luua nüüd oma mingi nagu toode, mis siis nagu võiks tulevikus nagu vilja kanda ja olla õppeprotsess. Ja sellest see oli üks päris suur lennuvahend, 37 kilo õhku tõusuva massiga. Ja see ei puuduta siis kõiki need alamsüsteeme nagu kasutaja tasemel juba, mis pidi olema kui toote tasemel, et klient saaks seda pidevalt kasutada kogu aeg, et see oli võib-olla see esimene päris toode, mida me nagu tegime. Nii hästi päris toode, kui me ise arvasime, et olla võiks. Ja siis 2018 see toodeti ja sellest ajast peale ta on nagu nii-öelda teenistusest tänase päevani. See toode nagu on siis Eesti riigi poolt. Ja kogu selle esimese tootesüsteemi nagu arenduse taustal tekkisidki sellised nagu arusaamad, mis turul vaja on, kus on meil see know-how, mida me tegelikult saaksime turule pakkuda, kus me nagu hästi teeme, kus me paremini teeme, kui keegi teine teeb, mida me peame paremini tegema, et olla teistest paremad. Ja sealt hakkasidki need erinevad nagu tootegrupid nagu välja kujunema. Et tulid, kuna me olime esialgu teatud kui selline nagu arendustegevustele suunatud firma, siis tulidki kliendid ligi, et meil on sellised soovid, huvid, kas me tahaksime nagu teha, mõnele see ei öeldud, mõnest nägid, et see on päris potentsiaalikas, et meil on see know-how kõik olemas. Ja tol hetkel me võib-olla ei pidanud ennast nagu nii konkureerivaks selliste sadade miljonite ja miljardite käibega firmadega. Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, kõik sellised suured tegijad, kellel on siis omakorda palju tütarfirmasid, eks ole, kes siis teevad nendeks mingid alamsüsteeme. Tol hetkel ma võib-olla ei pidanud ennast nii konkureerivad nendega nagu, aga täna me seda peame. Täna me võime öelda, et me konkureerime just selle skaala liiga firmadega nagu sellel turul oma selle tehnoloogia ja nagu toodete osas. Et sinna me oleme täna nagu jõudnud oma tootearendusega. No see on, ma arvan, meil siin Eestis väga paljud mõtlevad, et mis ma ikka hakkan ise tegema, et suured ettevõtted ja vanad ettevõtted igal pool juba teevad, et kuidas ma ikka ise hakkan millegagi suurega konkureerima. Ma arvan, tehnoloogiasektor on selles suhtes erand ja kindlasti julgustav, et seal seda mõtlemist on nagu pigem vähem, et pigem just nähakse, et väikse agiilse ettevõttena suudetakse nagu
hetke turuvajadusi või tulevaid turuvajadusi nendele kiiremini reageerida. Aga ütleme Treodi jaoks või iga ettevõtte jaoks, ma saan aru, et alguses ikkagi tehti projektipõhiselt nii-öelda küll mingis sektoris, mingi teatud tüüpi toodet, aga ikkagi projektipõhiselt. Ja siis tuli üks otsustav projekt, mis näitas, et kuule, et aga võib-olla neid on rohkem kui see tellija, kellel seda toodet vaja on. Aga see on ettevõtte jaoks ikkagi suur üleminek, et minna projektipõhisest nüüd oma tootepõhiseks, et kui sujuv, loomulik või vastupidi jõuliselt seda muutust just läbi viima ja mis see nagu ettevõtte siseselt tähendas. Et niisuguse projektipõhise lähenemise viisi niisuguse kõige suuremaks miinuseks ongi see, et sul on alati väga kindlasti lühike ajagraafik ja eelarve ja siis võib-olla ka ootused, kui see on tegevust on niisugune one-off arendusprototüübiga, siis ka ootused kliendi poolt kindlasti on madalamad, lubatakse mingisuguseid pisimuresid, probleeme, võib-olla mingisuguseid edasised arendustegevusi tuleviku ajaks saab sinna sisse jääda, eks ole. Et sellest mõtteviisist liikuda nüüd sinna poole, et kus sul peab olema defineeritud kogu see tegevuse enne, kui sa arendama hakkad, et kui ma siit nüüd võrdluseks toon, et kui see projektipõhine klient ütleb, tahan niisugust asja, insenerid lükkavad omal niisuguse kontseptsiooni, niisuguse arhitektuuri kava peas püsti, eks ole, et projekteerime midagi sellist, mingi lennuvahend, mingisugune seade, siis see sisuliselt nõndaviisi lähebki. Otsitakse mingid komponendid, otsitakse mingisugune üldine võib-olla valmis ostutoode, kuskilt pannakse kokku ja integreeritakse erinevad vingid asjad omavahel kokku ja siis proovitakse see tööle saada. Testitakse enam-vähem kuidagi ära ka, et see vastab kliendi mingisugusele nõuetele, see on niisugune klassikaline projektipõhine niisugune arendustegevus. Et mingi nõue, testisime ära, töötab, toimib, klient on rahul, läks hästi. Nüüd, et sellest välja astuda, siis näolda siis sellesse suurde turgu, kus sul on kõik dokumenteeritud, sul jälgitakse nõudeid, standardeid, sa pead vastama mingisugustele protseduuridele, et sa viid neid asju nõndaviisi läbi nagu üldine turg nagu eeldab sinust. Ja algab sellest, et sa lood kontseptsiooni, mõtled läbi kõik, mis sinna sisse panna saad, eks ole. Tuleb klient oma nõuetega, vaatad, kas su kontseptsioon vastab sellele. Siis sa lood sellest arhitektuuri, kuidas sa selle asju üldse nagu teostaksid, ehk siis lood sellest üks visuaalse kontseptsiooni, reaalselt nagu füüsiliste joonte, muudelite koostöödega, näed, et see asi võiks päriselt ka toimida. Ja selle põhjalt luuakse nagu siis high level requirements, eesti keeles siis nõuded, kõrged siuksed üldised nõuded, mis siis vastavad kliendi ootustele, ettevõtte ootustele, turu ootustele, selleks, et olla konkurentsivõimeline, et päriselt teha midagi hästi. Sealt lähed sa süvitsi, nagu niisugused detailed requirements terviksüsteemile. Sealt sa lähed veel süvitsi alamsüsteemide detailed requirements, siis sa lähed alamsüsteemide üksikkomponentide requirementside näin. Ja siis kõige sellele nüüd kokku, et need võib olla sadu nõudeid, pead sa ka määrama ära, kuidas sa neid kõike siis testid, verifitseerid, kuidas sa tõestad, et see kõik, mida sa projekteerinud oled, ka tegelikkusele vastab. Et ta vastab nendele nõuetele, nendele suurus, kaalu, mõõtude, kliima, temperatuuri, opereerimise, kasutaja mugavuse, mis iganes kõikidele nõuetele, mis nagu sisse võid minna. Ja nüüd sellest projektipõhisest sellesse süksesse väga bürokraatilisse protsessi sisse minna, et see oli päris keeruline. Seda sai üpriski jõuga tehtud, aga alati on siin puhul see mõttemaailma teema, et kui sa mingit sükest projekti teed, siis kõige parem on alustada millegi nullist, millegi uuega. Ja see oli ka, ma arvan, meie see nagu edu alus, et me saime alustada uue toote, uue sükse projektiga või sükse tootearendusprojektiga, nende kõikide võtetega, teha neid asju by the book. Kas see arusaam ettevõtte siseselt oli alati olemas, et oma tooteni tahetakse jõuda või oli see rohkem selline võimalusest kinni haaramine? Et eks esialgu pigem oli ikka siuke arendustegevust oli väga palju ja seda mõtet, et oma toode on see way to go, eks ole, tulevikusuun kindlasti ei olnud. Et see kindlasti taustal see mõte käis, aga arendustegevust tundus inseneride, kuna see inseneride kontsentratsioon ettevõttes oli väga suur, siis arendusprojektide tegemine kindlasti oli eelis. Aga üks hetk, kui sul tekib visioon, tahad areneda, sul on vaja nagu klientide siukseid enam suuremaid soove täita, siis peab tekkima mingi toode, mis sulle raha sisse toob.
ja sealt tekkiski see mõttemuutus, et peab olema oma toode, mida sa müüd, mida sa saad stabiilselt müüa, et sa ei pea kogu aeg nullist arendama uusi tooteid, kuna see on tohutult kulukas. Ja ma arvan, see mõte nagu tekkiski ikkagi siis, kui me nägime, et meie tooted ja meie oskused ja kompetents on tasemel. Et me jõudsime selle väikse pundi inseneriga sinnamaani, kus me saime aru, et nähes, mis teised teevad, et me tegelikult teeme päris hästi seda. Ja meil on nagu väga hea toode, et sellest hetkest ma arvan, kui tekkiski siuke kontseptsioon, et võt sellest võiks tekkida meie toode ja seda nüüd hakkame turustama kui oma toodet ja seda me nagu müüme, et see võiks meile raha sisse tuua ja see võiks päriselt nagu siis võimaldada meil veel vingemad arendustegevused ja veel vingemad testseadmeid omale hankida ettevõttesse, et inseneridel oleks see mängumaa veel põnevam, eks ole. Et testseadmed on väga kallid. Tahaks veel puurida ikkagi sinna sellesse hetke või võib-olla siis leida selle hetke, et kuidas see otsus, et me nüüd ikkagi, et me nüüd enam ei räägi, et me oleme projekti arendusettevõte, vaid nüüd me oleme oma tooteettevõte, et kui raskelt see tuli või oli see niimoodi, et kellelgi tuli idee, istuti laua taha maha, kõik 10 meest ütlesid urraa, või võttis see aega ja veenmist? Eks kasvus on alati see, et kuidas sa rahastad seda kõike. Et kus sul see nagu raha tuleb, et asju teha on vingega, et kus see nagu raha tuleb. Ja neid kõiki arendusprojekte tehes sul on tohutu hulk inseneri kogu aeg sellega kinni. Ja sa saad piiratud arvu inseneridega tegeleda heal juhul maksimaalselt 2 projektiga, eks ole. Ja need projektid selles valdkonnas ikkagi on väga ajamahukad, võtavad väga palju aega, kuna see detailsus on väga suur. Jah, sealt tulenevalt tekibki see, et sul lihtsalt, sul on vaja raha. Sul on vaja rahavoogu, sul on vaja nagu müüa midagi. Ja kui sa kogu aeg arendad uusi asju ja sa saad selle eest ühekordse müügiraha, siis see lihtsalt üks hetk seab piirid. Ja see oligi see hetk ja kui niimoodi täpsemaks minna, nagu ma arvan, et see oligi ju kuskil aasta 2019 teine pool, kus siis meil hakkasidki tekkima need arusaamad, mis meie need tooted olla võiksid. Ja siis me saime ka aru, et need on see suund, nendele me panime rohkem rõhku. See ei tähenda, et me ei teinud arendusprojekte taustal, mingid üksikuid, aga me nagu fokusseerisime ikkagi selgemalt just nendele toodetele, tegelesime just nende toodetega ja meeskonnad, kui enne oli üks suur inseneride pool, kes siis jagatud inimesed, siis sealt hakkas nagu rohkem majuma see nagu laiali niimoodi, et tootepõhised tiimid, et kindlad inimesed tegelesid kindlate toodetega. Selleks, et need oleks võimalik toota, selleks, et me nagu parandaks oma vigu kogu aeg ja liiguks edasi. Et kui ajaraamistikku küsida, siis pigem siuke 2019-2020, kui hakkas see nagu see nagu suund nagu muutuma, et rohkem toote peale. Ja siuke ettevõtte strateegiline otsus oli ikka siuke paar aastat peale seda, kus me siis kogu nagu ettevõtte siukse muudatuse nagu saime sisse viidud. Aga see on siuke sujuv protsess ja see on pigem iga ettevõtte siuke sujuv areng, et seal ei ole, ma arvan, mingit nagu eriliste punkti välja ei olegi tuua, vaid see ongi loomulik kasv, et nähes, mis moodi ettevõtted teevad, siis sellist on kõige efektiivsem. Et sul on ikkagi igal tootele mingid meeskonnad, et kitarri mängib kitarrist, eks ole, ja trumme mängib trummar, et nad nagu ristivahetuste üldjuhul nagu ei tee just sellepärast, et üks oskab ühte nagu paremini. No siin oligi see küsimus või kuhu ma üritasin jõuda, et lõpuks ikkagi sellest Eesti riigi hankeprojektist kuni selleni, et te nüüd olete nagu täielikult oma tootmisettevõte, see oli ikkagi 4 aastat protsess, et see ei olnud niimoodi, et tuli Eesti riigi projekt, kuule teeme selle ära ja siis hakkame seda asja müüma ja edasi arendama ülehomme. Ei, absoluutselt mitte, et see ikkagi on pikk protsess ja see arusaam ja ikka selle kompetentsi ja know-how kasvatamine ettevõttes on ikkagi väga pikk protsess. Insener on küll insener, aga inseneri valdkonda ja distsipliin on nii palju, et nüüd leida ja see kompetents välja arendada. Aga see Eesti hanke nagu toode või projekt ikkagi andis selle stardi aluse. Et nagu ikkagi tuli inimene, riik oma nõuetega, eks ole, inimesed selles nagu meeskonnas, kes seda vajasid, tulid oma sükse nagu sooviga. Riik pani sinna siis oma nagu õla alla ja sellest tekkis siis sükene õppeprotsess toode. Väga palju asju, mis me siis tegime täna enam kunagi nii ei teeks. Väga palju asju teeks samamoodi, teeks veel paremini. Et nagu ikka see õppeprotsess on, eks. Selleks, et üldse oma tooteni jõuda, on sul vaja ikkagi ühte maksvat klienti, kes on nõus selle arenduse ja kogu tegevuse nagu kinni maksma. Ja see on A&O, kui just ei kaasa kuskil investorite rahasid. Aga kõige parem on maksev klient.
et inseneri valdkonnas kõige parem maksev klient, kes ütleb ja kasutab ja annab sulle tagasidet, sest et kui sa tagasidet ei saa, siis inseneride töö on nagu natukene maha visatud töö, eks ole, et sa tegelikult ei tea, kas see on hästi või mitte. Kui pikk see arendusprotsess oli esimese siis töötava või hästi töötava luuredrooni jaoks? No droone on ikkagi, me oleme firmana teinud väga palju aastaid ja neid katsetusi ühte või teist on olnud nagu erinevaid ja kuna ajas on kõik need igasugused keskkonnamõjurid ja tegurid siis sõbralike poolelt ja mitte sõbralikult poolelt muidugi väga kiiresti ka arenenud, siis see on niisugune pidev, konkreetselt pidev arendus kogu aeg. Aga selleks, et nagu saada aru, mis on see nagu õige ja vale, ma räägingi, et kui projektipõhiselt tegid niisugused lihtsalt kiired lahendusi, et ta oleks ühekordselt tehtav, siis täna nagu niisugune, et oleks suurepärane luuretoor või hea luuredroon ja toota neid seere tootes, siis täna sellise lahendusega ei saa. Sest et need, kuidas ma ütlen, tootmisvõtted, need tehnoloogilised lahendused, need üksikkomponentide tasemele, need lähevad nii palju keerulisemaks, nii palju kallimaks ja kogu selle asja tootmine muutub kõvasti keerulisemaks, et nüüd sellest hetkest nagu on raske seda ühte punkti välja tuua, et see on pidev protsess olnud, eks ole. Tekib jama, keegi kuskil jammib, tekib mingi huvitav anomaaliad, kuskil mingid häiringud, lahendus, vaja leida probleem üles, vaja leida lahendus, viid selle lahenduse sisse, tekib järgmine etapp, mingisugune jälle murekoht on, eks ole. Mis iganes see seal olla saab, eks ole. Luuredroonil signaal on kehva, raadiolahendused vaja üle käia, stardisüsteemid, maapealsed suundantennid, et see kõik nagu järjest lähebki, et sa jõuadki nagu sinnamaani ja kogu see turg, kõik need nagu ongi selles hetkes, et tuleb jälle mingi top-notch, suurepärane, väga hea asi kuskilt turult välja, mis on suht prototüübi faasis, kõik nüüd selle omale ligi tõmbavad ja üritavad need siis oma tootesse rakendada ja leida olla siis see parim viis, kuidas seda rakendada. Ja siis me kõik konkureerime selles nagu turus sellele, et kes suudab nüüd seda paremini rakendada, eks ole. Suured firmad suudavad need asju ka nullist ise välja mõelda. Et võib-olla ma sain su küsimusele vastata, aga no mõte nagu on jah, et see, et seal nagu ei ole, see on pidev protsess ja kõige rohkem andis selle nagu kaasa, nagu me selgelt siin selle arendusprotsessi juurutamine. Et just see samane see analüüs, et mitte ma lihtsalt ei tee ja saa teada, vaid ma analüüsin, teen eeluuringud, tänapäeval on inseneris suurepärast mänguvahendid igas simuleerimistarkvarad, igasugust maksavad midagi raha, aga nad teevad tohutu töö ära ja minu põhimoto või nagu viis, mida ma nagu oma meeskondas olen juurutanud, on see, et nagu inseneerias nagu ei ole shortcut'e. Et kui sa kuskil mõne nurga lõikad, siis see maksab sulle vist hiljem valusalt kätte, sest et sa pead selle kuidagi tagasi tegema. Kas see toode tuleb uuesti tootmisesse, sa pead selle õppedeks lahti võtma, kas see toode läheb kliendini, klient on jälle rahul, tulevad kaebused, see lahendus ei toimi, sa tead, et sa seal tegid selle shortcut'i, sa tead, et see tekitab sulle probleemi, varem või hiljem see tekitab sulle probleemi. Ja siis see tuleb sulle tagasi ja sa pead sellega palju rohkem energiat ja aega kulutama. Et selles mõttes ei ole nagu shortcut, et jälgides protseduuri on võimalik tegelikult selle töötava toote ja rahulolu kliendini jõuda palju kiiremini. Defineeri shortcut inseneri töös. No shortcut ütleme nii, et näide, sul on nõue ja sa tead, et sa pead selle nõudele, sa pead selle nõude täitama. Toome võib-olla hea näide on, mis on kõige levinum, on elektroonikas temperatuuri ja vibratsiooni nõuded. Ja sa valid küll komponendid, jah, peaks selle temperatuurile vahmikule vastama, jah, ta peaks selle, ma ei tea, niiskustasemega hakkama saama, ta peaks ka selle vibratsioonikeskkonnas hakkama saama ja sa lihtsalt tuimalt valid need komponendid, paned need kokku, teed selle esimese mingi elektroonikaseadme, mingi alamsüsteemi, kõik töötab, super luks ja siis sa paned ta päriselt selle keskkondas, siis sa näed, ei tööta, tulevad häired, tekivad probleemid, ehk siis sa ei verifitseeri oma disaini, sa ei katseta, sa ei testi neid komponente läbi, sa paned selle juba tootesse ära, sa juba toodad seda toodet ja siis sa avastad, et sul hakkavad tekkima sellised probleemid. Paberi järgi peaks kõik tore olema, aga tegelikult sa ei ole verifitseerinud. Sa ei ole veendunud, et see komponent neid tsükleid kannatab, näiteks temperatuuritsükleid, külm, soe, et kui me tõuseme drooniga üles, seal on jahe, tuled maa peal, on jälle soe, et paberi järgi tundub kõik hästi ja insenerile see tundub hästi lihtne vastupanu tee, et paberi järgi ütleb, tootja ütleb, et nii on, aga päriselt ei ole. Ja siis tekivad anomaaliad, tulevad valed näitajad, jookseb kokku, teeb restarte, trükkplaadid annavad otsad, külmjooted tulevad lahti. See on kõige levinum, kõige lihtsam näide nagu. Et sa ei ole verifitseerinud, sa ei ole testinud, sa ei ole kinnitanud, et tootmisprotseduur tegelikult protsess vastab sellele kõigile nõuetele, eks ole. Teine pool juurde, et kui me räägime mehaanilistest süsteemidest, et
kui sa projekteerid nullist midagi, teedki reaalselt mingi koostööpartneriga, leiutad mingi uue asja. Võigi näitena tuua näiteks katapuldid, on näiteks pidurdad, et sa kogu see asi on, sul on energia vaja summutada kuidagi. Ja insenerina mõtled, et võtame turult mingi valimisoleva asja, otsib, ei ole. Ja leid mingi partneri, kes teeb midagi sarnast. Ja siis sa annad talle sisendid, et meil on need parameetrid ja tehke meile toode. Tarne ütleb, teeme, meie simulatsioonid näitavad või mingisugused arvutused näitavad, see töötab. Ja siis sa nüüd võtad selle toote. Kui sa võtaksid selle toote, pead lihtsalt tootesse ilma, et sa oleksid ära testinud see, et ta päriselt ka nagu töötab, eks ole. Siis kui palju jamasid sellest võiks tekkida. Et selleks, et seda vältida, te insenerid mõtlevad läbi testimisviisid, rakised, pingid, seadmed, süsteemid või siis test prototüüpseadmed, mille peal siis testitakse kogu need asjad ära. Ja enne me minda edasi seeria tootmisega või enne me minda üles edasi disainiga, kui see kõik ei ole vastanud sellele. Et kui nüüd see protsess vahele jätta sealt, siis sa võid ju toota kliendile tootult palju tootada, aga klient ei ole õnnelik, et enam selle juurde tagasi ei tule. Et see on võib-olla kõige lihtsamad asjad, et siuksed, et üks on hallanke ja teine oled sa ise, eks ole. Ja kui sa neid shortcut'e teed, et sa seda aega ei kuluta nendele tegevustele või seda energiat ja ressurssi ja inimesi, masinaid, seadmeid, mis iganes see seal on, eks ole, siis see näpistab sinna tagasi. Ja sa pead seal üks ikkagi ära tegema selleks, et nüüd turul eksisteerida ja kliendile tooted müüa. Ehk siis sealt tuleb nagu projektipõhise ja oma tootepõhise ettevõtte selline esimene võib-olla suurem arenduslik erinevus, et kui sa teed ühe projekti kliendile ja seal mingi asi ei tööta, pole hullu, lähed vahetad selle teise komponendi vastu ja võib-olla natukene on hullu, aga enamasti mitte nii väga, et sul ei ole vähemalt 10 000 asja. Ma lisaks siia ühe nüansi, et kui sa selle projektipõhise arenduse teed, tekib probleem, arusaadav, ikka tekib, mingi sõlm ei lahendamata või parima teadmise juures said tol hetkel lahendatud. Ja nüüd insenerid lahendavad selle ära, teevad sinna mingi vingi uue keeruka disaini peale. Ja see sõlm on lahendatud. Aga sul on veel võib-olla 2-3 sõlmi seal, mis on veel lahendamata, eks ole. Ja ilma nende nõueteta või läbimõtlemissüsteemiga sa kogu aeg ehitad sinna sellised nagu keerukat disaini juurde, keerukat lahenduse juurde, selleks, et lahendada mingid võib lihtsalt probleemi. Aga kuna su disaini lukus, sa kogu toodet ümber ei tee, eks ole, siis sa kogu aeg lisad seda sinna. Ja see muutub kliendi jaoks väga kulutaks, ettevõtte jaoks tohutult ajakulukas, sest et inimesed peavad neid keerukad lahendusi kogu aeg projekteerima, et see süsteem töötaks. Ja kui sa selle oma toote peale või süsteemselt seda läbi mõtled, siis ongi selleks, et need kõik asju vältida, sa mõtledki need läbi. Ja miks sa need nõuded defineerid, ongi sellepärast, et seda kõik ette näha. Et sa ei peaks pärast neid keerulisi disaine tegema, et see on nagu ülihea nagu näide sellest, et mõtled läbi, insenerid teavad täpselt, mida nad peavad tegema, millega nad peavad arvestama, mis tingimused seal on ja siis on palju lihtsam tervikpilti kokku panna ja vähem nagu pärast sellega nagu tegelemist. Aga selle planeerimine on ikkagi nagu üpris keerukas ja sa võid nagu põhimõttena seda omada, et me teeme ja mõtleme kõik ette, aga võtame kõik autotootjad, kes peaksid selles meistrid olema ja ikka kõik mudelid kutsutakse tagasi mingi hetk. Et kas see on midagi, millega peabki lihtsalt arvestama, et sa annad endast parima, aga midagi jääb ikka sisse? Et siinkohal on see inseneril see Pareto printsiip, et 80-20 ma arvan, et päris hästi nagu peab paika, et see human error alati jääb sisse. Et alati on see ajafaktor ka, et sa see 80% tegevusi teed sa selle 20% ajaga ära ja mõtledki läbi ja teed kõik hästi, eks ole. Ja siis ülejäänud see 80% aega läheb selle 20% täiendusest. See alati pead arvestama, et perfektseks ei saagi. Ja tihti veel see alati see lõpp, see viimane perfektsus on need üksikud jamad, mis sealt tekivad, eks ole. Et autotööstuses täpselt samamoodi katsetatakse uusi lahendusi, katsetatakse uusi tehnoloogiaid, esialgu on probleemid, nagu sisepõlemismootoriga olid ka, eks ole. Täna ma arvan, et tükse väga head mootorid kestavad sul seal 500,000 ja miljon tegelikult üpriski nagu töökindlat, eks ole. Muidugi tuleb hooldust teha, tuleb remontida, aga põhimõtteliselt töötavad. Võib-olla kui 100 aastat tagasi keegi isikund ettegi kujutada, et 10 000 või 20 000 kilomeetrit peaks üks mootor nagu otsast lõpuni vastu pidama, eks ole. Et siis täpselt sama, et see areng on ka selles inseneerias, et kui vana su toode on või kui küps su toode on. Ehk siis, et kui sa hakkad toodet arendama, mõtled, et me võiks saada asja valmis kuuga, siis korruta 5-ga, et see... Kui nüüd päriselt rääkida toodete arendamisest, ma arvan, kuudest ei saaks üldse rääkida.
et meie oma ettevõttes ikkagi laias laastus, kui me räägime siuksest päris nagu tootearendusest, jõudes selleni, et see nagu võiks jõuda sinnamaani, et me saame neid ka päriselt kliendile rahuliku südamega müüa ja neid turustada ja neid pakkudagi ja me teame, et ta töötab hästi, siis 2-3 aastat. Nüüd sa vastasid mu küsimusele. Et jah, 2-3 aastat läheb see aega selleks, kus sa nagu päriselt saad ühe hea toote. Et sa käid need etapid läbi, sa saad need õppetunnid sealt kätte ja siis sa saad selle asja. Saab ka kiiremini loomulikult, absoluutselt. Kaasates partnereid, ostes erinevad know-how'd või tehnoloogiad sisse, saab ka kiiremini, aga see ei tähenda alati, et see ka kohe töötab. Ütleme nüüd natuke üle 2 aasta tagasi, eks ole, päris palju muutus, arvestades, et Venemaa ründas Ukrainat. Teie tooted on ka seal kasutusel selleks. Et esiteks sa mainisid siin luuretroone, katapulti. Saad sa natuke lahti rääkida, mis need tooted teil siis on, mis täna kasutuses on ja mis rolli need mängivad? Võib-olla nii palju lihtsalt lisaks, et sellest võib kogu pildist paremini aru saada, et enne seda me ka müüsime Ukrainasse ja ka mujale ja NATO riikidesse kõik oma süsteeme juba ennem ka. Lihtsalt siis see nõudlus või arusaam, et kuhu see maailm selle tehnoloogia mõttes nagu liigub, võib-olla ei olnud nii selge. Et olid seal need eeskäijad, eks ole, kes need asju ajasid, tegid ja said aru, et see on nagu tulevik. Ja siis meil olid juba kujunud ka oma need tootegrupid nagu välja. Aga peale nüüd seda sõda, kus see sõda algas, siis nagu sai selgeks see, et mis on see tehnoloogiline vajadus. Et luuredroonid ja ma nüüd ei tea, kui detaili nüüd minna, et kui detailist tahad teada neid asju, või kui detaili kuule teada tahab, muidugi ta tahab kõike teada, eks ole, väga tehniliselt spetsiifiliste asjadeni välja, aga nagu miks me seal oleme ja miks me seal oleme hästi teinud, ongi see, et me oleme oma lahendused läbi mõelnud ja me oleme nagu ette näinud ja katsetanud neid siis nende toodete puhul erinevate osapooltega siin Eestis kui ka mujal maailmas, et sellele kõigele seal sõjaga või konfliktikoldes nagu näolda vastu saada ja hästi opereerida. Aga su küsimusele, et mis me seal teeme, mis need tooted on nagu luuredroon ütleb ise, mis ta nagu luuredroon on ja miks me seal head oleme, on see, et ta on raske märgata. Ta on iseseisvalt opereerib ja ta on olla see info, mida sa sealt nagu selle sensoritiku koguda on nagu väga kõrge tasemel. Ehk siis selle põhjalt on võimalik teha väga häid otsuseid. Selle põhjalt on väga hea teha mingisuguseid ründeotsuseid, kaitseoperatsioone, infokogumisoperatsioone, näha vastase liikumist, mis iganes on. Et see on siis see, mis on see luuredrooni nagu eesmärk, eks ole. Anda võib-olla mingi väärtusliku objekti kohta infot. Siis meie 3. toode või nii-öelda siis üks toode nendest kõigist 3 on need see sensorsüsteemid, kaamerad. Me omal lennukil on meie omad kaamerad peal, aga me müüme neid ka eraldiseisvatena. Ja need sensorite eesmärk on täpselt samamoodi seda kõrgetasemelist ja kvaliteediga infot, teavet edastada siis otsustajatele, et siis teha mingeid samme ja otsuseid. Ja see on siis nagu 2 toote nagu selles mõttes gruppi. Nad opereerivad ka koos ja neid me müüme ka nagu eraldi. Ja 3. täna tootegrupp on meil siis stardisüsteemid, et katapult on tal on üks lihtne nimetus, aga me ise me nimetame neid stardisüsteemideks. Ja stardisüsteemi mõte on ikkagi siis õhku viia lennukeid nende lennukiirusele ilma et lisaenergiat kulutama peaks ja ilma vajamata siis stardiradasid või muid sellised infrastruktuure, mida see nagu vaja on. Ja need kõik need lennuvahendid, mis nagu pealt ikka õhku lähevad, on ühekordsed, et nad ei tule kunagi tagasi. Ja selleks, et siis selle protsessi tegevuse hind oleks võimalikult väike, et see on siis selle nagu stardisüsteemi nagu mõte. Sa enne, eks ole, rääkisid sellest tagasisidestamisest ja kui olulist rolli see arendusprotsessis mängib, et me võime eeldada, et see tagasisidestamise luup on täna palju lühem ja kiirem. Kuidas see nüüd välja näeb ja mis see teie protsessides muutnud on? Et kui müüa laias laastus, klient, suur korporatsioon, organisatsioon või riik või asutus, müüa siis on seal alati mingid operaatorid, kel opereerivad seda võib-olla mingisuguse aja vahemiku tagant või mingi X aja jooksul, eks ole, kogutakse info kokku, siuke pikk bürokraatiline võib-olla protsess, antakse tagasiside, tehakse mingeid parendusi, kas on tarkvaras, mehaanikas, mis iganes, eks ole. See võtab üldjuhul päris palju aega. Ja kui tuues nüüd selle sõja näite, siis sõjas see käib nagu vahetult, reaalselt vahetult. Saad seda väga kiiresti tagasi, saad väga kiiresti siis seda nagu klienti või seda operaatorit toetada, nende lahenduste juurutamine väga palju kiirem, et arendustegevus on selles mõttes muutunud ikkagi nagu väga vahetuks.
tuleb sisse, tehakse see analüüs, tehakse simulatsioonid, võib-olla tehakse mingid parandused, testitakse lahendus läbi ja kohe läheb. Et see nagu luup või see ajatsükkel on kindlasti kordades lühenenud. On mingeid selliseid põnevamaid näiteid ka tuua tagasidest, mida te ei ole kas osanud ette näha? Ma arvan, et seda nagu ette näha saab, aga selle vastu nagu raske midagi teha on see, et mida rohkem on sul kliente, seda rohkem on neid viisi, kuidas need kliendid või operaatorid need opereerivad. Ja eks need kõik leiavad alati mingeid viise või võimalusi, kuidas midagi katki teha, valesti kasutada või alati siis sealt tulebki see, et oma õpetusprotsessi või õppeprotsessi süsteemide opereerimiseks operaatoritel saab alati täiustada. Jällegi, inimese faktor jääb alati sisse, aga see on asi, mille vastu ei saa ja sealt tuleb aeg-ajalt päris põnevaid igasuguseid vingeid asju välja, mille peale kunagi ei osanud insener mõeldagi, et nii võiks juhtuda, eks ole. Kas tänases situatsioonis võib mingitest tavapärastest nõuetest natuke ka mööda vaadata arenduse mõttes, et kuna vajadus on niivõrd suur, ajakriitiline on see tarne ja kõik, et on see nii või ei ole? See on nagu moto või printsiip, mille järgi me nagu inseneeriasse opereerime, meile järgi tegelikult terve ettevõte opereerib on see, et me ei saa grammigi järgi anda oma siis nõuetele. Kvaliteedile nii-öelda võttes, aga mitte me ei taga kvaliteeti, vaid me tagame, et me seadmed opereerivad nii, nagu nad on defineeritud, nad peavad opereerima. Kui me lubame kliendile, et ta nii opereerib, siis see ongi see meie põhiline see argument ja siis selle järgi klient otsustab. Nii et nagu ega tegelikult mingi järgiandmisi teha ei saa. Täna on ikkagi elul kaalul inimelud ja kui me räägime oma toodetest siis nii-öelda konfliktipiirkonnas, kui me räägime siin muudest rahupiirkondades, mõned NATO riigid, siis ega need printsiibid ja opereerimise reeglid on täpselt samad. Et ei saa mingid järgandmisi teha. No see juba tuleb on ju konkurentsi teemast, et ilmselgelt see kasutus on kasvanud, uusi ettevõtteid tekib nii meil kui mujal, kes droonivaldkonda sisenevad, et ilmselt see teie printsiip, kui palju see on tekkinud põhimõttest, et me teeme lihtsalt häid asju, kui palju see on seotud sellega, et praegu see põld on see, kus nagu eristatakse töötavad ja mitte töötavad ja kui me tahame nagu pikas perspektiivis seda asja ajada, et siis meie oma peab sealt välja tulema, et need teised vahepeal töötavad ja vahepeal ei tööta, aga see Treodi oma, see alati töötab. Ja tegelikult, kui on selline tagaside poolt, see ongi see tagaside, mida me tahame kuulda. Ja see tegelikult ongi nüüd, mis siin sõja algusest on nagu väga selgelt välja tulnud, et me oleme sellest motost või printsiibist nagu kogu aeg kinni pidanud. See on nagu meie nagu inseneride ettevõtte algusajast nagu see põhimoto olnud, et meie süsteemid töötavad. Ja meie süsteemid peavad töötama nii, nagu me oleme lubanud, sest et vastasel juhul meil ei ole klienti, kes tagasi tuleb. Ja see on nagu olnud kogu aeg selles nagu inseneeria, selles mõttelaadis nagu sees. Ja täna see defineeribki meid. See eristabki meid nendest teistest firmadest, kes tulevad turule, sest et meie tooted lihtsalt töötavad. Me hoiame sellest jäigalt kinni, et me seda mõttelaadi jälgime, oma kõrget kvaliteeti või oma kõrgeid nagu siis nõuded kogu aeg tagame. Ja see meid eristabki. Ja see aitabki meil turus olla konkurentsivõimelised, paista välja nendest, kes tulevad turule, pakuvad siukseid lihtsaid lahendusi, mis küll ka töötavad, aga mingis hetkes jäävad jätta. Ja need ei ole skaleeritavad, need ei ole toodetavad. Ja seal me eristumegi. Et ega seal muid maagilisi nüansse ei olegi. Aga täna see vajadus on ikkagi nii palju suur, et mitte, et mingi hetk Treod ei võiks toota 40 korda rohkem kui täna, aga see vajadus on täna juba seal, et see jätab võimaluse konkurentsi kasvuks endiselt, et teil tuleb ikkagi füüsikaseadused tulevad vastu, äriteemad tulevad vastu, et inimeste arvu 150 pealt 1000 peale viia ei ole kuigi lihtne tegevus või 60 pealt 150 peale, mida te olete viimased aastad teinud, et see ka ei ole lihtne, et kui palju sa näed, et on seda põldu, kus täna alustavad drooniettevõtted saavad siit just hea alguse tänu sellele, et see konkurents nagu avanes, ja suudavad kestma jääda, et kui nad kuulavad saadet siin, mõtlevad, et okei, pean tegema ülihäid asju, siis kliendid tahavad, võtab selle printsiibi. Vaata, siin sul insenerite pärusmaa ka, et nagu tahaks teha alati vingeid asju ja tahaks teha selliseid kõrgtehnoloogilisi asju. Et siin sellest lihtsalt ei aita. Et see ei ole see, kus nagu
kui tuleb 5 inseneri saavad kokku ja ütlevad, et nüüd teeme ühe vinge toote, et nende arvates vinge toote. Et see ongi jälle sellest printsiibist tuleb aru saada, et kuidas see müügipool juurde tuleb. Et ise arvame, et on nii vinge toode, tohutud super toode, eks ole. Aga kas kliendil seda vaja on? Et kas klient tahab selle raha eest just seda toodet. Ja need firmad, kes täna turule tulevad Ukrainas, numbritega praegu eksida ei taha, aga ütleme nii, et sellest ajast peale, kui seal see konflikt või sõda nagu alanud, siis on väiksemaid droonitootjad sinna juurde tulnud sadades ja sellised suuremad droonitootjad, kes siis teevad skaala mõttes või nagu lennuki suuruse mõttes ja õhkutõusu massi mõttes suuremad asju. Neid on sinna küll vähem tulnud, neid on seal 10 võibolla, aga ikkagi on see üksikud sellised nagu firmad, kes suudavad siis nii-öelda tarnida, kes suudavad süsteemidega opereerida, neid tööle saada. Ja seal nad teevad konkurentsi ikkagi jäävad ka ainult need, kes suudavad ellu viia. Ja need kõik siis muud seal kõrvalt kavad ära. Eestis on samamoodi need firmasid siia ja just siin viimasel on algatusi ka erinevate investorite poolt, et investeerida raha, aga nende kõikide ettevõtete nagu see põhiline fookus või raskus, kes see saab olla see, et nagu teha midagi, mis nagu töötab. Et panna kokku ja laboris või nii-öelda kuskil testruumis testida midagi üldjuhul alati töötab, aga esimest korda põllule lähed või kliendile annad, siis alati ei tööta. Et nendest asjadest tuleb läbi saada üle alla. Ja need ettevõtted, kes sellega hakkama saavad, suudavad need probleemid kiiresti ära lahendada, ette neid näha, siis need nagu saavad õitseda ja kindlasti nagu kasvada. Ehk siis kui Lamborghinit ostad, siis pigem vaadatakse, et oleks võimalikult vinge, aga kaitsetööstusklient ostab eelkõige tarne ja töökindlust. Kindlasti ja nagu oma kulu, et selle elutsükli halduskulu, et Lamborghini näited, kui siin inimene ostab Lamborghinist, ta võib-olla mõtled palju selle iga-aastane hooldus ja remont on, eks ole, aga militaarvallas on see alati ülioluline, et kui reliable, et siis kui töökindel ja nagu lihtsasti elutsükli haldus tehtav toode ka on, et see on ka inseneri võtmes väga oluline, et lahendused peavad olema, võlu peitub lihtsuses. Kui lahendused on lihtsad, töökindlad, robustsed, võimalusel käepäraste vahendite masinatega parandatavad, siis see kindlasti on kliendile nagu eelis. Aga see ei tähenda, et klienti tahaks valida omale kõrgtehnoloogilisi, hästi töötavad, toimivaid ja suure mõjuga süsteeme. Et mis on ka Eesti riigi siin erinevate kõrgete ametnikude poolt välja öeldud, et ikkagi eelistatakse toimivad kõrgtehnoloogilisi süsteeme. Et seal tuleb ka see nagu erisus, et kallis, toimib hästi, odav, aga mass hulk on suur, et eks siis nüüd iga riik leiabki selle tasukaalupunkti enda jaoks. Täna Ukrainas pigem on vaja seda hästi töötavat ja mõistikünaga asja kui kõige kallimat, kõige paremat asja, et siin on jällegi see, et kus turu peale, kuhu keegi ennast nagu paigutada tahab. See elutsükli valdamine, ütleme, kõikide toodete puhul, eriti oma toodete puhul tuleb ju mängu see hooldusteema, garantiiteemad. Kuidas see toimib teil ja kui palju te, ütleme, teete seda ise, olete leiutanud mingi mudeli, kuidas seda kuhugi mujale saata, et kui palju te peate nagu hoolduse ja hooldustiimi ja kogu selle, on see eraldi osakond äkki? See on nagu see tagajärg sellele küll, jah, aga inseneri poole pealt võib-olla natuke tuua seda kogu jälle tervikpilti siia, siis jällegi üks asi projektipõhine ja eks ole nagu tootesükene põhine haldus, et kui projektipõhiselt meil olid lihtsalt käed tarkvara, Exceli tabelis numbrid, part numberid, eks ole, descriptionid, lihtne. Üks, et saad aru, et kui sa tahad nagu päriselt tootega tegeleda, siis sul on vaja PLM-i ehk siis Product Lifecycle Management süsteemi ehk siis toote elutsükli haldussüsteemi, kus sa saad hallata tootekoode, üksikkomponentide koode, nende kõik juurde kuuluvad jooniseid, spetsifikatsioone, dokument, mis iganes kõik siin juurde kuulub. Revisjoni haldus, staatused ehk siis release'id, millegi tootmine opereerib. Et see algab kõik sellest, et vastasel juhul ei ole võimalik kliendile head service'id ja teenust pakkuda. Ja sealt selle kõik algab, see algab inseneridest, insenerid peavad üles ehitama kõik oma koostud tooted üles niimoodi, et neid on võimalik ka nagu hallata, neid on võimalik hooldada, neid on võimalik remontida, eks ole. Et kui sul üks kuskil detail katki läheb, siis on neid pilte internetis noored näinud, kus remondimees peab, ma ei tea, starterit või generaatorit vahetama ja siis peab pool mootorit laiali lammutama, eks ole, et jällegi, et see on nagu lähenemine, kuidas sa selle teed, üles ehitad, see on kõik inseneride pärusmaa. Ja sealt nüüd edasi on siis see meeskond, et on see koolitus ja maintenance. Meil on omal täitsa eraldi koolitusmeeskonnad, kes tegelevad kliendi koolitamisega ja kui toode on suur või keerulise asukohas, siis sinna koha peal me saadame üldjuhul siukse inseneri taustaga spetsialistid, kes siis selle hoolduse või remondi teevad koha peal ära. Parimal juhul on alati tuua tooted omale
tagasi, sest et siin on meil kõige paremad võimalused. Veendumaks, et ta vastab peale majast välja minemist või peale remondi teostamist kõikidel nendel nõuetel jälle. Ehk siis testid, erinevad laboriseadmetega läbividavad testid ja muud protseduurikad. Et jällegi, see tagada, et see toode ka peale seda remonti või hooldust on nii-öelda siis oma parimate võimekuste juures. Kusjuures see on, ma olen täheldanud, et päris paljudes toodetes või ütleme just uutes ettevõtetes jälgitakse seda päris hoolega, et see, mis iganes remont, et see disain peab vastama selliselt, et kõik on tehtav võimalikult lihtsalt, et kui meil tõesti, et see, mis oli, Audil oli nullindatel V8, mille siis nii-öelda keti vahetuseks pidid mootori välja tõstma ja üleüldse poole auto esiotsa laiali lammutama, mis enamasti käis kuskilt eespoolt ja võrdlemisi lihtsalt, aga ei mõeldud selle peale üldse. Ja juhtus olema, et see oli kõige see kuluvam asi kogu selle auto juures, et samas nüüd just hiljuti ostsin endale värskelt turule tulnud elektrikrossi ratta ettevõttelt Stark Future ja seal on iga asi on mõeldud niimoodi, et sa ei peaks midagi tegema, et kogu tagakiik on ümber disainitud ühe ava ümber, kus sa saad siis amorti reguleerida, et see muidugi mõjutab siis, kuidas kogu asja kuju on, et see tugevus säiliks ja nii edasi, et aga see on nagu väga nii tänuväärne nii-öelda ütleme kasutajate koha pealt, et neid insenerid neid asju läbi mõtlevad, teisalt ma kujutan ette, et sellel on ka nagu äriline põhjus, et mingid teatud kogusest see koormus hooldele võib muutuda nagu endale kallimaks, kui kulutada see aeg nii-öelda disainifaasis. Täpselt. Ja see tuleb jällegi sinna algusesse tagasi, kus sa defineerid selle süsteemi nõuded. Kui selle nõuete kirjeldamisel on seda kõike silmas peetud, justki see elutsükli haldust, just seda kulu, mida peab klient hiljem tegema või ettevõtte ise, eks ole. Et kui tegu on näiteks mingisuguse garantiiremondiga mingil X põhjusel, siis kui palju energiat aega sa peaksid ise kulutama. Ja eks see tulebki, kõik need know-how'd ja oskuste kogemused tulevad ajaga ja heade süsteemi inseneride või heade siukse nagu inseneride näolda siis ikkagi koostööna, et leida see disain, et tihtipeale ikkagi seal distsipliine selles ühes meeskonnas on päris palju erinevaid ja need kõik ühte kohta kokku panna. Ma mäletan, kuidas TTÜs mingis tunnis pidid kõik oma erinevaid tööprojekte esitlema ja siis üks mees näitas seal, ühesõnaga ühte masinat, kus ei olnud mootorile võimalik ligi pääseda. Ja siis õppejõud küsis, et kuidas siis hooldus käib, sest ütles, et see pole tema asi, sest nad ise ei tee seda. Ja see oleks alati lihtne nagu siuke nagu vastupannu tee, aga jällegi, et kui oma toote juurde tulla, siis sa ju tahad, et klient võib-olla tagasi tuleks. Ja eks siin on jällegi üks teine printsiip on see, et nagu parim teenus ja parim toode, et kui sa kliendile pakud parimat teenust, siis ka klient tuleb tagasi. Et see on ka, mis eristab neid nagu tugevaid ja hästi toimivad ettevõtteid ja veel meie suuruse juures kindlasti, et miks inseneridel kindlasti meie juures põnev on meeskonna laienemise mõttes, et miks see põnev on just sellepärast, et insenerid saavad kogu selle tsükli nagu läbi teha. Sellest nullist tihtipeale, nullist jõuda selle päris tooteni, päris selle elutsükli halduseni, päriselt selle tootmise ja hoolduse kõige poole juurde, et seal saab lihtsalt aru saada, miks see oluline on. Et kui võib-olla koolis selgitavad sul õppejõud, et miks see oluline on, see raske aru saada, eks ole, nagu see oma näite põhjal ka, eks ole. Et just selliseid asju tehes on see oluline ja see printsiip, et ikkagi klient tuleb tagasi, kui on hea toode ja hea teenus. Et see on ikkagi inseneride algav asi, et see ei alga ei müügist, see ei alga ei järelteenindusest, see ei alga ei finantsosakonnast või kust iganes mujalt, kes tuleb mingite numbritega, et see algab inseneridest ja sellest mõttelaadist. Kui ma teeks selle ise endale, kuidas ma teeksin selle? Sa siin vestluse alguse poole mainisid, et täna sa ikkagi võrdled Triodi toodete kvaliteeti täiesti tipptegijatega, on õigus? Täpselt nii, et kui me võtame täna maailmas need põhilised siuksed tegijad ja võtame suuremad, võtame väiksemad, võtame vähem tuntumad, rohkem tuntumad ettevõtted, siis meie ikkagi täna oma meeskonna ja selle kõige äriga nagu võistleme firmadega selles mõttes, kes on sadades miljonites ja võib-olla emafirmad on miljardites käivetega suured firmad. Et see lihtsalt nagu see turg, et kus need nagu vanad tegijad, kellel on
aastakümneid kogemust, kus opereerivad ja siis oleme meie. Ja siis on hunnik võib-olla väiksemad tegijad, kes siis samamoodi selles valdkonnas nagu konkureerivad. Aga me teeme seda lihtsalt kuluefektiivsemalt ja me teeme seda nii-öelda kliendile sõbralikumalt. Kui palju raskem on täna kaardistada järgmisi neid innovatsioonisamme võrreldes sellega, kui teie ees on mingisugused eeskujud, kes teist on kaugemal? Et siin selles nagu spetsiifiliselt militaarvaldkonnas võib-olla tuleb natukene sellest ka aru saada, et sul on see toimiv toode alati, et seda ei pea nagu alati muutma. Et kui ta hästi töötab, ta toimib ja täidab oma eesmärki, siis alati ei pea teda muutma. Võib-olla tõesti turul on olemas juba uuem, parem, ma ei tea, võimekam asi, aga kuna ta juba töötab ja ta täidab eesmärki ja operaator teab, et see töökindel asi, siis alati tasu muuta. Aga selleks, et nüüd oma tehnoloogilise võimekusega olla nagu ikkagi nagu esirinnas ja konkureerida, siis seal tuleb teha kiireid otsuseid ja tulebki võtta neid. Ja me ei vaata seda mitte oma konkurentide pealt, või me ikkagi vaatame päriselt oma partnerite ja oma klientide soovide pealt ja hoiame ennast kursis selle turuga või selle tehnilise valdkonnaga, et komponendid, alamsüsteemid, mis ise ei tee, eks ole. Et kus saame hoia meid suhted nende tarnijatega, et olla siis selles infovoos, et kui midagi tuleb, saada neid prooviseadmeid, juba rakendada süsteemi, et see hoiabki meid. Ja selles me teame, et seal me oleme koos kõikide nende teiste konkurentidega samamoodi, kes on suured, eks ole. Ja see on ainuke viis, et teine võimalus on kasvada veel suuremaks ja teha kõiki asju ise, aga sellest tekivad teised keerukused. Okei. Ja selles teie tooted on üpris keerukad, eks ole, tuues kokku optika, mehaanika, elektroonika, side, IT. Mida te siis tänaselt teete ise ja mida te ostate väljast sisse? Lennumahenditest ma võin öelda niimoodi, et me sisuliselt oleme kogu disainid end nullist ise. Et jätame välja, et elektriakud, eks ole, takkusid nagu ise ei tooda, eks ole. Aga ostame sisse meile sobivad parima võimaliku lahenduse nagu komponendid ja oleme need oma sellesse mingisse tootesse sisse projekteerinud, ehk siis me ehitame sinna selle oma toote ümber. Trükkplaadid, kogu arhitektuur, kogu tarkvara, kõik on meie disain. Ja siis võimaliku koostööpartneritega neid asju toodame ja ellu viime. Ja mehaanika poole pealt täna, kui katapulti vaadata, siis tegu on väga suure masinaga ja see nõuaks väga suurt nagu tootmisvõimekust. Siis neid asju me ise ei tooda. Et siin kohal tulevadki erinevad allhankepartnerid mängu, ka Fractory ja toodame neid erinevaid asju siis koos oma allhankepartneritega aga koostame, testime ja siis seda protsessi teeme kõik ise. Kas on mingid valdkonnad, milles te teate, et kasvades kindlasti tahate tuua majja sisse ja mingeid asju, või võib-olla see on üldine eesmärk teha kõike otsast lõpuni ise. Tesla on üks neid, ma ei ole kindel, kas see on maailma kõige parem plaan, aga nende jaoks see toimib, et teeme kõik otsast lõpuni ise. Aga tegelikult on ju turul igasugu võimekust juba olemas, et mingeid asju täiesti mõttetu, see ajaraam on või liiga pikk, et hakata ise tegema, aga mingid asjad, mingi core competence jõuad innovatsioonis või kliendi vajaduses nii palju kaugele, et keegi lihtsalt ei ole jõudnud selleni, näete kuskil midagi, mida hakata. Ja täpselt nagu sa ise kirjeldadki praegu on just see, et need asjad, kus sa hoiad seda IP-d ja seda põhikompetentsi ja know-how'd, need asju ikka tuleb ise teha. Seda ei saa nagu käest ära andast, et siis sa ei suuda tagada seda tehnilist võimekust. Aga kõik, mis puudutab siukseid lihtsamaid lahendusi, mida on võimalik allhankesse anda, on võimalik väga kvaliteetselt ja mõistliku ressursi ja ajaga nagu allhankesse anda. Neid on mõistlik anda allhankesse. Ja hoidagi siukest nagu kiiret, akiilset võib-olla arendustvõimekust oma rohkem sees. Et see on nagu sõltub ettevõttest ja enda, sest Treodist nagu väga palju niimoodi me nagu detaili ei räägiks, aga me hoiame ikkagi neid kõigi põhikomponente omal sees, et neid tootmist ise teha. Ja tuugi näited, et firmasid, kes teeksid paremini kui võib-olla meie, on nii Eestis kui ka maailmas ja neid tasub ka kasutada. Et kui tuleb tootmiskogused mahud suurenevad, siis on alati nagu need partnerid üliolulised, et seda kiiret kasvu teha. Teine mainisid sealt 100 000 peale viia või 150 000 peale viia ongi väga keeruline, aga seal tulevadki need partnerid mängu siukeste kasvude puhul ja seda tuleb nagu hinnata. Ja see on jällegi inseneri AIO, et kui insenerid selle süsteemi on võimaldavad niimoodi projekteerida, siis ta on võimalik ellu viia ja kui see ei ole nii projekteeritud, siis sa oledki sellest nagu lõksus kinni ja sa pead kõik ise tootma, sest et see kõik on nagu väga keeruline
ja väga kallis siis võib-olla allankast teha. See on jah, igatepidi seal nii palju nüansse, mida võib-olla esmapilgul ei mõelda nagu oma tootmise peale, et see esimene ja tihtilugu kõige tugevam mõte on, et kui ma teen ise, siis ma ju tean, et ma teen hästi. Tugev mõte, alati mitte tõsi. Teine asi on ju, et turul võimekust ongi nii palju ja statistiliselt on ja miks Fractoriga ka eksisteerib ongi, et tegelikult on võimekust turul igas asjas on topelt, kui seda kasutatakse, et probleem on info kättesaadavuses. Ja siis on inimeste skaleerimine, et kui sa tead, et sinu tugevus on selles, et neid süsteeme välja mõelda, siis milleks panna organisatsioonile koormust metalli painutamisel, kui seda saab kuskilt mujalt teha. Ja täpselt, ma olen nõus, et siin on lihtsalt ongi see ajaline printsiip ka, et kui sa tahadki teha enam arendusprotsessi ajakulust, eks oli ka juttu, kui sa tahad seda protsessi lühendada ja sul on see mingi võimekus olemas, see on tohutu eelis. Aga muidugi kulu, see ju midagi maksab, eks ole. Aga see annab selle eelise, on võimalik siis ka ollagi nagu siis agiilselt kiire nende kliendi nõuete või muudatustel või soovidele täideviimisel, eks ole. Et see annab jälle selle eelise. Aga kui me räägime sellist baastootest, mis on kõigil ühtemoodi, ka meie nagu süsteemides on neid asju, siis neid muidugi on mõistlik allankasse ära viia. Üldiselt, kui toodetes on elektroonikakomponendid ja muu taoline, siis räägitakse alati, et Hiinast tootmisest mööda ei pääse. Kuidas see tegelikkus on siis? Pääseb väga hästi. Meil on siin Eestis ja Põhja-Euroopas ja üldse Euroopas suurepärased firmasid. Nende leidmine muidugi kohati võib olla keerulisem kui Hiinast mingit asjade leidmine, aga on. Ja me võime öelda, et sisuliselt meie toodetes ei ole Hiina komponente, kui me räägime nagu kliendi toodetest. Me rääkisime nüüd pikalt tootearendusest, me rääkisime inseneeriast, printsiipidest, mis on vahed projektipõhisel tootmisel ja oma toote tootmisel ja eelkõige arendamisel. Natukene tarneahelast, mis edasi saab, kuhu treod liigub, kuidas te peate vastu kasvule, sest nõudlus on suur, ahvatlus kasvada hästi kiiresti on kindlasti olemas, et kuhu suunas te kasvate, kuidas te seda ohjate, et mida me võime lugeda või teada 2-3 aasta pärast treodi kohta? See kaitsetööstusvaldkond, kogu see sõda ja kogu see, kuidas selles valdkonnas rahad ja projektid liiguvad, on hästi ajamahukad. Ja niisugust nagu ennustamine on väga tänamatu töö nagu tegelikult igas valdkonnas, aga täna me töötame selle nimel, et meil oleks siis olemas siis võimekus pakkuda terviksüsteeme rohkemgi veel. Et kui täna me pakume mingid terviksüsteeme ja mingid alamsüsteeme, siis me täna ikkagi näeme vaeva, et pakkuda neid terviksüsteeme. Et töötame täna väga vingete suurte partneritega, rahvusvaheliste partneritega, väga mõjukate partneritega koos, pakume neile mingid alamsüsteeme, kes siis on meie teenusega rahul, meil on head koostööd, aga eesmärgina oleks ka pakkuda siis neid sarnaseid terviksüsteeme, nagu need võib-olla suuremad tegijad ise ka pakuvad. Just sellepärast, et kogu toote elutsüklit ja kogu toote võimekus siis pakkuda koos, et kui täna luuretroon, sa saad selle info, siis mis sa selle infoga peale hakkad näiteks, et mis sa saad sinna veel juurde pakkuda. Pakume stardisüsteeme, meil on luuretroonid, mis me veel saame juurde pakkuda. Kaameralahendused, täna saab sellega infot, kas sellega saaks midagi veel teha. Ja eks see olegi see suund selleks, et nagu pakkuda seda lisandväärtust ja kuna see tehnoloogia kõik liigub sinna poole, mehitamata lennuvahendus aina nagu kasvab, et ikkagi 10 aastat tagasi oli ta natukene nagu siuke nagu müstiline maailm, kus nagu keegi uskunud, et see nagu võiks olla, aga täna me näeme, et droonid asendavad mehitatud lennukeid, droonid asendavad kallid rakette, me näeme, et droonid asendavad satelliidi juba infot, eks ole. Mitte päris, aga asendavad suures mahus ja kiiruses, sest kuna lihtsalt see kõik, mis seal suurem kallim, ta on kallim, eks ole. Ja see kõik areneb ja eks me selle valguses nagu leiamegi neid õigeid suundi, kuhu nagu minna, toetades oma partneritele ja kliendi vajadustele. Aga kui sa küsid niimoodi, et mis paari aasta pärast võiks olla, siis eks ma arvan, nagu eesmärk ongi tuua selliseid nagu terviktooteid juurde oma tooteportfooliosse, selleks, et pakkuda natuke laiemat valikud.
aga siin tuleb alati olla ka firmana nagu selles mõttes või selles arenduse nagu tuleb aru saada, et liiga palju arendusi, siis sul on ka jubedalt palju insenere, eks ole. Siinkohal meil täna nagu värbame, täna me tegeleme selle protsessiga, et nagu omal inimesi juurde leida, see on pikk ja oluline protsess, et seega nagu ma enne mainisin, 2 aastat on ilus ajaraam erinevate arenduste elluviimiseks. Sa ütlesid päris saate alguses ühe asja, mis mul nagu kõrvu jäi, et iga noore unistus on teha suuri asju, et nagu selle ääretult põneva saate jooksul kuulda saime, siis sa oled selgelt seda eesmärki täitnud või täitmas vähemasti, et tulevikuplaanid ka seda kindlalt näitavad ja minu jaoks on see vestlus olnud hästi põnev, sest minu jaoks on üks Eesti puudujääk on see oma toote osakaalu nii-öelda nõrk suhe. Et ma usun, et kui juhtuvad kuulama noored, kellel võib-olla veel ei olnud eesmärk teha suuri asju, siis ma arvan, et selle jutu pealt võiks neid juurde tulla ja loodetavasti siis teile ka insenere, sest kui see mõte on teha suuri asju, siis Treodi juures kindlasti seda saab teha. Kindlasti on võimalik teha väga vingid asju, teha kogu seda protsessi ja ma võib-olla natuke kiidaks ikkagi seda oma koole, eks ole, TTÜ, et siin teil omal vist ka TTÜ taust, et ikkagi kool panustab väga palju ja see on suurepärane nagu näha, et Eestis on sellest nagu aru saadud, et tudengivormelid ja kõik muud asjad sellised, et annavad noortele päris palju võimalusi. Sel aastal sai teie tehnoloogiajuht Margus Sammelsaar presidendilt noore inseneri preemia. Esiteks väga lahe, et sellist asja välja antakse. Ja selle peale ütles ta, et pikema sõja jooksul hakkavad mõlema osapoole insenerid omavahel aktiivselt võistlema. Esiteks on see juba reaalsus ja teiseks, keda vajaksite teie siis juurde, et see võistlus võita? No põhiprintsiibina ikkagi see inseneeria valdkond Eestis on üpriski, kas noor öelda nagu vale, aga me oleme veel üpriski veel siuksed toored, aga me liigume selle nagu küpsema selle ea ja inimeste kogemuste poole, et aga insener kõiki on vaja. Mehaanika, automaatika, komposiit, elektroonikat täna juba tegelikult nagu päris hästi liigub, kuna siin on erinevad elektroonika ettevõtted Eestis, aga just see mehaanika, automaatika, komposiit, lennundus, üleüldiselt süsteemi insenerid, et seda kõigest on tohutult puudu ja neid on nagu hädasti vaja, et nagu võistelda siis meie idanaabriga. Nojah, siis kokkuvõttes saabki öelda, et esiteks on ettevõtteid, kes juba teevad oma tooteid, teiseks neid, kes teevad seda suurelt ja vingelt. Turunõudlus on olemas, nüüd on vaja insenere tootma hakata, et kes iganes kuulab ja seda mõjutada saab, siis andke minna. Ma nii palju veel ütleks ja lõpu juurde, et kui keegi kahtleb täna, et kas minna inseneriks õppima või mitte, siis kui täna mõtled, et Treod, võib-olla paar firmat veel, kes on midagi teinud, eks ole. Ja me oleme siin 10 aasta nagu opereerinud, et kui ma mõtlen, et ma täna lähen inseneriks, et mis firmad siis 10 aasta pärast veel Eestis on, et kuhu ma saaks minna, et kui ma olen oma koolide läbi käinud, mingid kogemused saanud, et mis võiks need ettevõtted olla, et ma usun, et sellel ajal on sellised ettevõtteid veel, kindlasti tööstus kasvab ja sellised Treodi-laadsed ja ka Treod ise kindlasti on, ma arvan, maailmas veel rohkem tuntud, kui ta täna on, nii et insenerile kindlasti maad on, kuhu tulla. Trend on kindlalt sinna suunas, hoiame pöialt ja suur aitäh sulle tulemast, super põnev saade oli, aitäh! Aitäh! Aitäh kuulamast! Inseneeriast!